Täna räägime sellest, millest sõltub strateegia edukus. Kui sa oled oma strateegia valmis teinud, siis loodetavasti oled sa teinud oma strateegias õiged valikud. Sul on olemas selge kava, sul on kokku lepitud vastutus, kes mida teeb. Sa tead, millised ressursid on sul vajalikud, sa tead, millised talendid on sul vajalikud. Järgmine hästi oluline küsimus. Kas talentidel on või ei ole usku sellesse, mis sa varem kõik oled valmis teinud ja mida sa neile püüad maha müüa? Kui usku strateegiasse ei ole, siis küsimus sellest, kas meie elluviimise võimekus on kõrge või madal, on täiesti ebaoluline. Elluviimist ei juhtu. Alles siis, kui elluviimine on edukas, on võimalik saavutada kasvu, on võimalik saavutada edu. Usk strateegiasse tundub olevat selline veider küsimus, et mis mõttes et meil peab olema usku, et me ei ole mingi religioosne asutus, me oleme äri, siin on ratsionaalsed inimesed, kui on öeldud, mis on tegevuskava, siis me teeme selle ära ja selgub, et tegelikkuses nii ei ole. Ma olen varem ka viidanud The Economisti uuringule sellest, kuidas usk ja pühendumine strateegiasse mõjutab ettevõtete edu ja kui suur see usk ja pühendumus erinevatel organisatsiooni juhtimistasemetel on. Kui tippjuhtidest, sõltumata sellest, kui edukas ettevõte on, tavaliselt 80% juhtidest usub ja on pühendunud strateegiasse, siis juba keskjuhtide puhul on usk ja pühendumine ainult pooltel ja eesliini puhul kõigest kolmandikul töötajatest. Kui see graafik pöörata veidi teistpidi ja küsida, et kuidas siis täpselt usk ja pühendumine strateegiasse mõjutab kasumlikkust, siis seos on üsna selge. Eriti keskjuhtide, eriti eesliini usk ja pühendumus strateegiasse mõjutab kasumlikkust. Mida kõrgemus, seda suurem ettevõtte kasumlikkus. Et võtmeküsimus, miks pole tegijatel strateegiasse usku ja kuidas seda usku saavutada. Põhjuseid, miks pärast neil seda usku ei ole, on mitmeid. Ma tahaksin sulle tutvustada 3, mis minu arvates on kõige suurema mõjuga. Esimene. Kui sa näed oma strateegiaga oma inimeste ette, siis hädakipub strateegiatel olema selles, et seal on liiga palju infot. Palju teksti, palju graafikuid, palju slaide. Kui sa oled jõudnud juba poole peale, enamus seltskonnast on juba paadist välja kukkunud, ei jaksa enam sinuga sammu pidada ja ei saa aru, mida tegelikult selle strateegiaga teha tahetakse. Teine. Nende strateegia esitlustes ja dokumentides kipub olema liiga vähe seda infot, mida inimesed kõige rohkem tahavad saada. Näiteks seda, kuidas on see strateegia meile, meie organisatsioonile kasulik, mis see annab meile tervikuna. Veel tähtsam küsimus sellest, mis mina isiklikult sellest saan, kuidas see mulle on kasulik. Mida ma tegema pean selleks, et see strateegia juhtuks? Ja kõikidel inimestel on sees ka see kõhklus ja kahtlus, et kas ma ikka oskan ja kas ma suudan seda teha, mida minult oodatakse. 3. põhjus on see, inimesed on põhimõtteliselt selle vastu, mille tegemisel nad ei ole ise osalenud. Kuidas sa sellest aru saad? Küsimuste järgi. Aga miks minult ei küsitud? Võib-olla keegi sulle seda otse välja ei ütle, aga kommentaarid, mis tulevad kuluaaridest, võib-olla vahel ka otse on, kuulele see on ikka täitsa mõttetu, mida tahetakse teha, või ei, see ei ole võimalik, selliseid asju ei ole võimalik teha, tegelikult peaks hoopis midagi muud tegema, või halvemal juhul veel see, et aga miks just mina pean seda tegema, mida te selle strateegiaga minult tahate. Mida teha, kui usk nendel põhjustel on kesine? 2 võimalust. Tavapärane strateegia protsess näeb välja selline, et väike hulk eksperte paneb strateegia kokku, räägib selle omavahel läbi, siis läheb organisatsiooni ette, teeb nii-öelda strateegia müügiesituse. Inimesed saavad esitada küsimusi, saavad ka vastuseid, võib-olla pärast tehakse tiimidega väike arutelu. Juba mida harva tehakse on see, et inimestega räägitakse näost näkku. Mida peaks veel tegema? Peaks sisekommunikatsiooni tööle panema, e-kirjad, sisemised videod, webinarid ja kindlasti oleks vaja võtta töötajatelt tagasisidet, sealhulgas ka kriitilist tagasisidet. See tavaliselt kõik jääb juba kesiseks. Economisti uuringu järgi peaks kogu selle asjaga tegelema vähemalt kord nädalas. Vähe on ettevõtted, kes tegelikult seda suudavad ja oskavad teha. Teine võimalus on võtta kõik võtmisikud kokku ja teha nendega kasvustrateegia workshop. Kõik need inimesed, kellest sõltub strateegia elluviimine, ühte tuppa, 1 päevaks ja rääkida nendega läbi need samad teemad, mis sina oled väikses tiimis oma strateegia arendamisel läbi rääkinud. Kelle juurde me tahame minna, kus on turg, kes on segmendid, kus on potentsiaal,
mida tuleb teha selleks, et kasvu saavutada, mida tuleb arendada, mis on tegevuste fookus, eriti olulised tegevused, millele keskenduda, kuidas me mõõdame edu, kes mille eest vastutab. See kõik on võimalik teha ühe päeva. Ja rohkem kui ühe päevaga seda ei tohigi teha, sellepärast, et neid inimesi on palju ja see oleks liigne kulu. Mis siis teha, et aru saada sellest, kas strateegia tegijatel on või ei ole piisavalt usku strateegiasse? Räägi inimestega. Kuidas seda korraldada, kõige lihtsam viis, tee küsitlus. Küsi strateegia määratlejatelt, kuivõrd nad ise usuvad sellesse strateegiasse, kuivõrd usub elluviimise juht strateegiasse ja kõige olulisem, need 10, 20, võib-olla 40, võib-olla veel rohkem inimest, kellest olulisel määral strateegia elluviimine sõltub. Mida nemad strateegias arvavad, kui suur on nende usk, kui tugev on nende pühendumus. Teemad, mida tuleks küsida, kas meil on õige strateegia, kas tegevuskava, mille me välja pakkusime, on õige, kas me oleme õigesti aru saanud, mis kasu inimestele korda läheb, kas inimesed said aru, mis on nende isiklik kasu, kas nad usuvad seda, et on olemas ressursid organisatsioonil, et on olemas võimekused, oskused, teadmised ja kas on selge, mida strateegia koostajad tahavad strateegia elluviijatelt tegelikult saada. Mismoodi see mõjutab nende igapäevast tegevust, kuidas see mõjutab nende igapäevaseid otsuseid ja kas nendel inimestel on olemas võimekus need asjad ära teha. 2 võimalust, kuidas seda asja teha. Esimene, tee ise. Minu kodulehelt saad sa alla laadida küsimused, mida sa pead nendelt inimestelt küsima. Lae alla, tee ise oma küsimustik, saada laiali, tööta tulemused, vaata nendele otsa, saad aru, kas on usk või ei ole. Teine võimalus, võid tellida selle küsimustiku minuga. Kui tahad, et mina seda sulle teen, analüüsin, annan sulle soovitusi oma kogemuse põhjal, siis kirjuta mulle.